Tšau! Esiteks 1000 vabandust, et ma ei ole tükk aega bloginud, aga nagu ma ka oma siis viimatises postituses mainisin, siis mu mojo kadus ära kuhugi, läks kuhugi, ma ei tea, kagustesse. Aga ma üritan uuesti ree peale saada ja alustamegi siis selle videoga. Et Anita tagis mind siis tegema sügise tagi ja ütleme nii, et viimane hetk on see ära teha, sest ma nii venitasin selle video tegemist, et mõtlesin teen nädalavahetusel, et noh, et valgus paistab tuppa ja puha on ju, aga tuleb välja, et täna väga ei läinki valgeks ja nüüd hakkas mingit lund või lörts või midagi sellist ka veel sadama, nii et viimane aeg see sügise tag ära teha ja siis saabki talve meeleolu peale üle minna. Et ma tegelikult juba ootan pingsalt jõule, sest et nagu te näete, siis mul on juba tulukesed ka kõik väljas ja aga enne veel saame selle sügise tagiga siis ühele poole ja alustame. Esimene küsimus on, et lemmikasi sügise juures. Kuna ma olen sügise laps, siis ilmselgelt on mu lemmikasi mu sünnipäev. Aga teise asjana ma olen seda vist kuskil kunagi maininud ka, et sügis on mu lemmikvärv, sest et värvilised vahtralehed on lihtsalt nii ilusad ja see on kindlasti üks suur pluss sügis juures, aga kahjuks on meil seda aega nii vähe, et ülejäänud ajast istume me halli sügisilmaga toas ja vahime aknast välja, kuidas vihma sajab. Aga noh, vähemalt on meil 4 erinevat aastaaega ja see on ju positiivne. Lemmiktegevus sügisel. Mul ei olegi minu arust mingit ühte aasta ajale nagu kohast lemmikut tegevust, et ma ei tea, kodus soojas istuda, kui õues külm on või paha ilm ja kui õues päike paistab, siis jalgadega mööda neid värvilisi vahtralehti sahistada äkki. Sobib? Lemmik huulevärv sügisel on see ja see on Rimmel by Kate Moss ja toonis 01 ja see on nagu nii ideaalne sügise värv minu arust. Aga kuna ma olen selline hästi tagasihoidlik huulehulga kandja ja igapäevaselt ma päris selliste huultega ringi ei käist, et ma tunnen, et mul on liiga pisikesed huuled nende näitamiseks, siis igapäevaselt kasutan ma tegelikult hoopis sellist L'Oreali huuleläiget või teagi, kuidas seda nimetada. Ja see on selline mõnus nude toon ja ongi 601 nude palett ja see on, ma ei tea, üks mu lemmikuid vist ilutooteid üldse, mis leiutatud on, sest et see teeb huuled nii mõnusaks, pehmeks ja see on nii hea lõhnaga ja see on nagu väga hea toode. Lemmik küünelakitoon on mul see, mis on siis jälle L'Orealilt ja nende La Vie en Rose sarjast J.Lo toon. Ja seda nägite te mul ilmselt ühes selles postituses ka, mis ma tegin. Mul oli see sõbrannal küünte peal. Ja see on nagu nii ilus toon ja nagu ideaalne sügiseks. Aga taaskord, kuigi see on nagu ideaalne toon, siis ma ei ole seda nii palju kasutanud, kui ma olen kasutanud näiteks seda Essence'i oma, mis on siis 08 Do Nuts ja nende pastellsete siis sellest sarjast. Ja ma olen tõsiselt nagu üllatunud, kui head küünelakid Essence'il on, arvestades seda, et need on mingid mega odavad. Neid on hea peale kanda, need püsivad hästi peal ja nende see pealislakk on mul nagu must have toode praegu üldse, sest et siin on mul ka näiteks, mul on see pealislakk peal ja tänu sellele püsib mul küünelakitoon nagu kõvasti kauem peal. Lemmik ilutoode ja ma mõtlesin tükk aega, mida ma siin peaksin näitama, et kas mingit meigitoodet, mingit kehahooldustoodet, et mida, aga siis ma ikka otsustasin Madara Micellar vee kasuks. Et ma olen seda kasutanud enda sünnipäevast saadik, ma sain tegelikult sünnipäevaks hunniku Madara tooteid, aga ma ei ole jõudnud nendest veel kirjutada. Ma kindlasti võtan selle plaani ja teen selle postituse ühel ilusal hetkel ära. Aga see Micellar vesi on kindlasti üks mu kõige lemmikum toode nendest. Et ma kasutan seda hommikul, õhtul, vahel keset päeva, kui ma lihtsalt tunnen, et ma tahaks oma nägu, ma ei tea, värskendada. Et see on tõesti nii hea toode. Nii järgmine küsimus on siis, et lemmik küünal ja see on selline
mitte üldse atraktiivne küünal, aga nagu näha, siis see sobib väga hästi mu huule ja küünelaki toonidega praegu kokku, et selline burgundi või veinipunane toon on sügisel minu arust ideaalne valik. Aga see on IKEA väike teeküünal. Mul seda pakki kahjuks enam alles ei ole. Aga ma ostsin tegelikult need küünlad juba eelmisel talvel, aga ma nüüd see sügis olen nagu neid nii palju põletanud, et mul on nad nüüd otsa saanud, et see veel on alles. Ja selle nimi oli vist mingi talvemarive või talvemarjad. Ja ma lähen detsembris ilmselt jälle nagu Helsingisse ja ma täiega loodan, et mul õnnestub ka IKEA-sse minna, et lihtsalt puhtalt sellepärast, et ma tahaks neid küünlaid juba juurde osta. Need on tõesti on hea lõhn, et isegi Joosepit ei häiri, kui ma nagu olen neid küünlaid kodus põletanud, et ta tegelikult ei ole väga selline lõhnaküünlade fänn. Aga ma hiljuti siin tegelikult paar päeva tagasi sain endale ühe uue küünla, mis mul see on nüüd. Sandrelle Boutique magus piparkook sojavahast lõhnaküünal ja Sandra ise teeb neid küünlaid ja mul oli au pildistada tema tooteid natukene. Ja see on nii hea lõhnaga. Ma tunnen isegi siit kaane küljest, tunnen praegu seda. Ja magusat lõhna, see on nagu tõsiselt hea. Aga ma jätan Sandrelle Boutique'i lingi siia video alla, et minge kindlasti uurige tema ilusaid, põnevaid, mega hästi lõhnavaid tooteid ise ka. Minu lemmikjook sügisel on siin sees. Jep, ehk siis oma maalt korjatud piparmündilehed kuivatatult ja nendest ma siis teen endale teed. Ja see on nagu värske pipar, värsketest lehtedest tehtav nagu piparmündi tee on muidugi veel parem, aga see on hea asendus. Minu lemmikaksessuaar sügisel on kaabu. Ma leidsin endale lõpuks ometi kaabu, mis mulle sobib minu arust, ma ei tea, mis te arvate. Ja ma olen seda nüüd, ma ei tea, igal teisel päeval ilmselt kandnud. Ja minust sai nüüd vist kaabu inimene, mis on mu lemmikriidese sellel sügisel ja see on mu kaamlikarvamantel. See on lihtsalt nagu, ma ei tea, nii pehme ja nii ideaalne ja see värv ja see lõige ja see on lihtsalt, ma nagu tänan mingeid kõrgemaid jõude, et nad mulle tõid selle mantli. Ja viimane küsimus, et kas tähistad Halloweeni? Ja ma see aasta esimest korda tähistasin Halloweeni ja ma olin Bambi. Ma olin küll selline väga tagasihoidlik variant, sest et mul mingit kostüümi ei olnud, aga ma ise keevitasin endale mingi meigi kokku ja sarved olid peas. Ja ma ei saagi nagu aru, et see aasta veel kuidagi eriti on tulnud see teema, et mis Halloween, et meil on kadripäev ja mardipäev on ju, aga jaa, meil on need päevad ja ma ju ise ka väiksena käisin ja tantsisin ja laulsin inimeste kodudes ja jõudsin õhtul koju ja mul oli koti täis kommi on ju ja nii tore oli nagu, aga need on minu arust nii erinevad asjad, selles suhtes, okei, lapsed ma nagu ei näegi pointi, et nad peaksid nüüd hakkama siin uste taga käima ja pomm hüüdma, et palju toredam on see, et ikka käivad ja nagu esinevad ka ja selle eest midagi saavad. Aga minul kui täiskasvanul on nagu ääretult hea meel, et nagu Halloween on hakanud ka Eestisse tulema ja selle jaoks korraldatakse nagu reaalselt nagu üritusi ja pidusid, sest et ma kasutan ära iga võimaluse, kus mul on võimalik kellekski riietuda. Kostüümipeod on mul nagu lemmikud asjad maailmas vist. Mul võiks kõik sõbrad ja sõbrannad võiks oma sünnipäevasid pidada kostüümipidudena ja ma ei tea, see oleks nagu heaven mu jaoks tõsiselt. Ja ongi vist arusaam on nagu see, et just nagu tüdrukute pihta läheb see, et kõik riietavad ennast võimalikult minidesse kleitidesse ja löövad ennast üles ja see on nagu nii-öelda ettekääne olla selline, mitte just kõige viisakam naisterahvas on ju, aga minu arust on selle taga nagu midagi palju rohkemat ja midagi muud ka, et ma ei tea. Minu arust on nagu tore ja minul oli täiega tore õhtu ja see on minu arvamus, aga andke kindlasti teada, mis teie sellest arvate, et nii palju kui inimesi on erinevaid arvamusi ja see on lihtsalt minu vaade asjale. Kui tavaliselt on tag-videode mõte see, et ma peaksin nüüd tagima siin teisi inimesi, kes seda videot teeksid, siis mina tahaks hoopis teada, et mis on kõigi teie sügise lemmikud, et ükskõik millises kategoorias, et andke lihtsalt teada ja jutustame kommentaarides edasi.
ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage kindlasti pöidlaid püsti ajada ja ühtlasi ka vihje detsembriks, et ma kavatsen jälle vlogmassi teha. Ehk siis vlogin iga päev kuni 24. detsembrini, aga ma arvan, et ma võib-olla olen natuke rebel ja filmin isegi kuni kuu lõpuni iga päev. Aga ilmselt ma iga päev ei jõua nagu uut video üles panna, et ma teen nii nagu eelmine aastagi tegin, et ma panen 2 video kokku. Ehk siis loodetavasti igal teisel päeval on minu kanalil uus video. Ja selleks, et te oleksite alati esimesed, kes sellest teada saaksid, ärge unustage vajutamast tellimis, subscribe imis punast nupukest. Ja jah, kui me varem ei näe, siis näeme igatahes kindlasti esimeses vlogmassi vlogis. Olge tublid! Tšau! Ma ei oska alustada, mida ma ütlen. Te mitte. Magus piparkohol. Ma ei oska rääkida. Jalg suri ära. Tahate mu seksikaid pükse näha või? Lillelised retuškad. Tuleb ikka seda bloopersi materjali ka toota, ja siin ei ole siin mingit nalja.